kas riigihanke spetsialist täna ilma teie teoseta üldse oma tööd saab teha? No, ma nüüd vastan ka enda pealt, et vähendada seda minu vastuse arrogantsuse määra, aga ma arvan, et ei saa, sest et ega ma isegi, kes ma olen peaasjalikult riigihangetega tegelev advokaat, ma arvan, mingi 75% minu päevadest vähemalt on sisustatud just nimelt riigihangetega. Ega ma isegi ju igapäevaselt seda raamatut lehitsen ja uurin, et ega pea ei ole prügikast, teos on ju mahukas, ma ei tea, circa 1300-1400 lehekülge, et seal seda sisu on ikkagi nii, et rohkem kui rubla eest, eks ole. Ja igapäevaselt tuleb töös ette mõni küsimus, kus ongi vaja lihtsalt vaadata, et ahah, et mida see autoriteetne inimene selle kohta on arvanud, sa saad sealt hõlpsalt kätte kõik need kohtulahendid, mis maailmas on toimunud, ülevaate sellest. Et jah, ma ei kujuta ette, et kui sa veel ise igapäevaselt nagu sees ka ei ole selles, et no siis on ikka hiiglama keeruline seda kõike ära hallata. Nii et ma arvan, et see on tõesti nagu suhteliselt möödapääsmatu abimees, et kvaliteetselt toimida selles maailmas.